Nafta põleb Balti piirkonnas, kuid mitte seetõttu, et Putin oleks alustanud sõda Balti riikidega. Ukraina ründas taas olulist Vene-Läänemere sadamat, mida Putin vajab naftaraha voolamas hoidmiseks. See sadam on hävitatud ja Putin peab nüüd tegelema sellega, et Venemaa on kaotanud midagi, mida ta ei saa kunagi asendada. 23. märtsi öösel lasi Ukraina Venemaa pihta taas rohkem oma droone. See üksi ei pruugi tunduda uudisväärne. Ukraina kaugrünnakute strateegia on ammu paigas, seega pole uus rünnak üllatus. Kuid see rünnak erines varasematest. 23. märtsil sihtis Ukraina Primorskit Leningradi oblastis, kus asub Transnefti naftaterminal, üks Venemaa tähtsamaid naftaekspordikeskusi. Primorsk võimaldab Putinil toimetada Venemaa varilaevastikuga ebaseaduslikku naftat üle maailma. Ukraina ründas sadamat nii tugevalt, et see suleti mitmeks päevaks või isegi nädalaks. Varsti räägime relvast, mida Ukraina viimases rünnakus tõenäoliselt kasutas. Kõigepealt tulemused. Ukraina viimases rünnakus Venemaa energia- ja naftaekspordi infrastruktuurile sihiti sadama kütusemahuteid, kus Venemaa ladustas teistele riikidele mõeldud naftatooteid. Siin on kaks lugu. Venemaa väited Ukraina kohta ja Primorski sadama satelliidifotode nähtu. Vähemalt Venemaa ei eitanud rünnakut. Astra Telegrami kanali andmetel kinnitas Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko, et Ukraina droonid tabasid Primorski kütusemahutit. Drozdenko sõnul hävitas õhutõrje teise, kuid kahjustused tekkisid siiski. Droon kukkus Jemilovo küla juures, kahjustades elektriliiniposti. Võiborgi rajoonis kustutavad tuletõrjujad kuiva rohupõlengut, mille põhjustas alla kukkunud droon. Rünnaku tõrjumine jätkub, teatas kuberner. Hästi tehtud, Drozdenko. Sa ei kasutanud naeruväärset droonirusude ettekäänet nagu venelased, kui Ukraina droonid tabavad, kuid päris ilma ettekäändeta siiski ei saanud. Vähemalt alla kukkunud droon ei ole sama, mis väita, et droonirusud põhjustasid suure tulekahju, kuid üks kütusehoidla paak. Härra Drozdenko, tundub, et olete unustanud fakti, et satelliidifotod on olemas ja need paljastavad Primorski juhtunu kohta palju rohkem, kui te sooviksite maailmale teada anda. Euromodern Pressi X-konto jagatud fotod näitavad, et Ukraina hävitas rohkem kui ühe paagi. Ukraina rünnaku tõttu on vähemalt 4 põlema läinud ning Primorskis jätkuvate põlengute tõttu võib veel paake põlema minna. Satelliidifotodel on näha, et Primorski kütusemahutid on 2 ridades. Üks neist ridadest on täielikult hävinud, mis viitab sellele, et 2 mahutit on hävitatud. 2 teises reas on kumbki üks põlev mahuti. Nende tulekahjude suits varjab fotol teiste ridade vaadet, mis võib tähendada, et 5-6 mahutit on hävitatud. See on Venemaale suur kaotus. Ukraina rünnak sundis personali evakueerima ja sulges Putini jaoks olulise sadama, takistades varilaevastiku kasutust ja miljardite dollarite väärtuses naftaraha liikumist Moskvasse. Aga enne, kui me sellesse sügavamalt sukeldume, ütlesime teile, et rünnak Primorski vastu erines enamikust Ukraina teistest rünnakutest relva tõttu, mida Ukraina kasutas. Ukraina on varem Primorskit rünnanud. 2025. aasta septembris korraldas Ukraina droonirünnaku samale sadamale, mida ta oli tabanud ka 23. märtsil. Rünnakul oli mõju. See oli osa 221 drooniga rünnakust, mille Ukraina korraldas mitmesse Venemaa piirkonda, põhjustades tulekahjusid Primorski sadamas laeval ja naftaekspordi pumpamisjaamas. Kuigi tulemused olid muljetavaldavad, ei saa neid võrrelda 4 suure kütusemahuti süütamisega. See näitab, et Ukraina ei kasutanud Primorski rünnakul tavalisi kaugmaadroone. Ta kasutas uut relva, mida nimetatakse drooniraketi hübriidiks, mis võimaldab Ukrainal rünnata sügavale Venemaale ja lüüa tugevamalt kui varem. See relv on Flamingo. Ja ajalehe The Telegraph andmetel viitavad märksa plahvatuslikumad tagajärjed, mida nägime 23. märtsil sellele, et Ukraina kasutas Primorski vastu mingit tüüpi raketti, mitte droone. Flamingo on peamine kandidaat ja on lihtne mõista miks. Flamingo on kõik see, millest Ukraina sügava löögi strateegial on viimastel aastatel puudus olnud. 3000 kilomeetri ehk 1860 miili ulatuses ning laenguga, mis sisaldab 1150 kilogramm ehk üle 2530 naela lõhkeainet. Flamingo annab 10 korda rohkem tulejõudu kui tavaline kaugmaadroon. See Ukrainas loodud drooniraketi hübriid on alternatiiv Storm Shadow ja Atakamsi rakettidele, mille tegevusraadius on piiratud ning mille kasutamiseks peab Ukraina sageli küsima luba.
Flamingol selliseid probleeme pole. Ukraina tabatud rajatis asub umbes 1000 kilomeetrit ehk 621 miili kaugusel Vene piirist, mis tähendab, et Ukraina kasutas pikka tegevusraadiusega ja tugeva tulejõuga relva. Flamingo on peakahtlusalune, sest Ukraina muutis Primorski roosaks enne sadama süütamist. Mõne minuti pärast selgitame, miks Ukraina valis Primorski oma viimaseks sihtmärgiks. Aga enne kui me seda teeme, tead sa ilmselt juba piisavalt Ukraina kaugmaa rünnakutest, et arvata, et Primorsk ei ole ainus sihtmärk, mida on tabatud. Nii oli ka 23. märtsil, kui Ukraina droonid põletasid Venemaa naftataristuid. Ukraina relvajõudude peastaap teatas sellest oma Telegrami postituses ning kinnitas seal ka Ukraina rünnakut Primorskile. Tabamuse sai ka Bashnevu-Fenevdagimi naftarafineerimistehas, tulekahju ettevõtte territooriumil kinnitati. Bashnevu-Fenevdagimi naftarafineerimistehas on tähtis osa Venemaa relvajõudude kütusevarustuses, teatas peastaap. Rafineerimistehas asub Ufas Bashkortostanis, umbes 1400 kilomeetri ehk 870 miili Ukrainast. Kas selles rünnakus kasutati ka Flamingot? Kui kasutati, siis peastaap ei ütle midagi ning pole avalikustanud, millist relva Primorski ründamiseks kasutati. Peastaap märkis, et Ufa rafineerimistehas töötleb aastas 6-8 miljonit tonni toornaftat ning toodab kütust ja määrdeaineid, mida Vene sõjavägi saab kasutada Ukrainas. Rafineerimistehaste hävitamine hävitab Vene sõjamasina elutähtsa kütusevarustuse. Kui edasi vaatate, näete, et Ukraina droonirünnakud on Venemaalt veelgi elujõudu võtnud. On veel üks rünnak, millest peab rääkima. Lisaks kõigele sellele teatab The Telegraph, et Ukraina viis läbi rünnaku Ust-Luga ekspordikeskusele, mis on veel üks oluline osa Venemaa naftataristust. Pärast rünnakut peatati Ust-Lugas tegevus, kuna tulekahju tabas rajatist, mis töötleb umbes 700 000 barrelit naftat päevas. Reuters teatas 23. märtsil, et eksporditegevus selles Läänemere sadamas on taas alustatud. Primorski kohta ei saa sama öelda, sest Ukraina on andnud tugeva hoobi nii Venemaa Läänemere kohalolekule kui ka varilaevastikule. See on olnud võtmetähtsusega Kremli rahakirstu täitmisel musta õliga määritud rahaga, kuna Putin surub Ukraina sissetungi juba sügavamale 5. aastasse. Ukraina on näidanud üht suurimat ehk alahinnatud nõrkust Vene sõjamasinas. Balti piirkond on Putini jaoks tähtsam, kui ta tunnistab, ja kohe selgitame, miks. Enne alustamist meenutame, et vaatate saadet The Military Show. Kui see on kasulik, vajuta tellimartšan. Rohkem on tulemas. Räägime, miks Primorsk on tähtis Venemaa jaoks Läänemeres ja kuidas raha jõuab Kremlisse. Nagu Euromaidan Press märgib, on Primorsk Venemaa naftaekspordi võrgustikus Läänemeres võtmetähtsusega sõlm, sest seal käideldakse igal aastal umbes 60 miljonit tonni toornaftat. Ameerika iseseisva naftatootjate assotsiatsiooni andmetel moodustab 1 tonn välismaist toornaftat, mille hulka kuulub ka Venemaa nafta, 6,99 barrelit. Kui see korrutada 60 miljoniga, saadakse aastas Primorskist 419,4 miljonit barrelit naftat. See number muutub hiljem oluliseks, kuid praegu piisab teadmisest, et Ukraina lõi just sadama rivist välja, mis toob Putini sõjakassasse miljardeid dollareid, võib-olla päevadeks või nädalateks. Ukraina rünnak naftahoidlatele oli tark, sest nafta põleb, kui Primorsk on suletud, tekitades Venemaale suuremaid kulusid. Primorsk on kogu Venemaa sõjalise süsteemi keskmes, kuna seal toimub kütuse ladustamine, rafineerimine ja transport, mida Putini sõdurid Ukrainas kasutavad. Aga võib-olla veelgi olulisem on see, et Primorsk on sõlmpunkt varilaevastikule, mille Putin on üles ehitanud, et aidata Venemaal mööda hiilida sanktsioonidest, mille Ukraina liitlased on kehtestanud Vene naftale pärast Putini sissetungi. See laevastik on tohutu, kuigi selle salajane olemus teeb keeruliseks saada täpseid andmeid selle suuruse kohta ning selle loomise maksumuse ning Venemaale teenitava raha kohta. Sky Newsi andmetel on varilaevastikus kuni 800 alust, millest paljud on vananevad naftatankerid, mis oleksid pidanud juba aastaid tagasi veelt eemaldatama, kuid mida hoitakse endiselt vee peal hoolimata nende kulumisest ja halvast hooldusest, et Venemaa saaks jätkuvalt oma naftat müüa. Ukrainian Shipping Magazine teatas 2025 aasta keskel, et Venemaa oli varilaevastikule kulutanud 14 miljardit dollarit, kuid summa on tõenäoliselt nüüdseks veelgi suurem, sest laevade ostmine pole lõppenud. Geopolitical Monitori andmetel teenis Venemaa 2024 aastal varilaevastikuga umbes 9,4 miljardit dollarit lisatulu. Kui varilaevastik on ka muudel aastatel sarnast tulu toonud, on see Kremlile investeeringu mitmekordselt tagasi toonud.
Sama allika järgi moodustab varilaevastik nüüd 89% Venemaa toornafta ekspordist ja 70% meritsi müüdavast naftast. Varilaevastik paistab nüüd suurem kui Venemaa ametlik naftatankerite laevastik ning Primorsk on selle varjatud tegevuse üks peamisi keskusi. Iga päev, mil varilaevastik ei täida Putini eesmärki, on talle suur löök. Rivovara majandusekspert selgitab Primorski ja Ust-Luga tähtsust Venemaa varilaevastikule. Üle 60% Venemaa naftast eksporditakse neist 2 sadamast ja Primorski suunduvate tankerite mahutavus on tema sõnul umbes 120 000 tonni. Iga tanker veab $50–60 miljoni väärtuses naftat, mistõttu iga viivitus Balti piirkonnas tähendab, et see raha ei jõua Venemaale ja Kreml ei saa seda maksustada. See kehtib ühe laeva kohta. Primorski sulgemine võib tekitada 10 viivitusi. See mõjutab negatiivselt ainult Venemaad, kuna Vladimir Putin püüab kevadrünnakuga edasi minna, mis on Ukrainas nii katastroofiliselt alanud, et see on juba Venemaale kahju toonud. Venemaa on 2026 aastal seni kaotanud enim ühe päevaga. Raha laekub vähem, rünnakuks kulutatakse vähem ja rohkem Vene sõdureid hukkub. See on lihtne loogika ja Ukraina Primorski rünnak võib tekitada probleeme ka teistele, veel hämaramatele tegevustele, milles varilaevastikku Balti merel süüdistatakse. Kuna varilaevastiku laevade arv nendes vetes on kasvanud ka teated tulekahjudest ja kahjustustest veealusele side- ja energiataristule, mis asub Balti mere lainete all. Venemaa varilaevastik on ohtlik, kuna see tagab Venemaale naftaraha ja mõjutab Balti mereäärsete paljude NATO riikide julgeolekut. Ja see ei hõlma veel Venemaa vanade tankerite kasutamise võimalikke katastroofilisi keskkonnamõjusid nafta vedamisel. Ühe 120 000 tonnise tankeri lekkest piisab Balti meres ökoloogiliseks katastroofiks. Ukraina rünnak Primorski vastu võib muuta selle Venemaa Läänemere sadama kasutamise liiga ohtlikuks. Putin teab, et Ukraina saab Primorskit rünnata. Ta suudab Primorskit rünnata relvadega, mis hävitavad sadama infrastruktuuri. Kui rünnakud jätkuvad, kas Venemaa riskib Primorskit naftaekspordikeskuseks kasutada? Või küll, see tähendaks rohkem nafta põletamist. Kui Venemaa lahkub, kaotab ta Läänemere julgeolekuohu, mille on loonud varilaevastikuga, mis võib olla Putini ambitsioonidele sama kahjulik. Läänemeri pidi olema Putini võimu näitamise koht, kuid irooniliselt on see nüüd üks Venemaa suurimaid nõrkusi. Kuigi Venemaa üritab Läänemere piirkonnas hübriidrünnakutega Eesti, Läti ja Leedu vastu kaost tekitada, on sellel hullumeelsusel alati loogika. Kremli eesmärk on Läänemere piirkonnas tekitada kontrollitud kaos, et näidata oma võimu. Kui Ukraina teeb midagi sellist nagu võimsad rakettide ja droonide või raketidroonide hübriidide kasutamine Venemaa olulise Läänemere sadama vastu, kaob kontroll ja alles jääb ainult kaos. Putin ei saa seda lubada. Venemaa jõudemonstratsioon Läänemeres kestab vaid piirini, mille järel NATO reageerib ning Putin on seda piiri jälginud. Nii ongi varilaevastik suutnud nendes vetes nii aktiivne olla. Nagu varemgi, püüab Ukraina sundida Putinit langetama talle ebamugavaid otsuseid sõjas Venemaaga. Vene varad Läänemeres muutuvad sihtmärkideks, mis näitab Venemaa sõltuvust sellest veeteest. See ongi haavatav koht, kõik taandub lõpuks rahale. Ka varilaevastikku arvestades teenib Venemaa umbes $100 miljardit aastas ekspordist, mis liigub läbi Läänemere teistesse riikidesse. 2025 aasta juunis avaldatud Ukraine Worldi raport kinnitab, et iga kuu liigub Läänemerel kuni 100 tankerilaeva, mis veavad Vene naftat Putini ostjatele. Läänemeri on Venemaale nii tähtis, et selle kaudu teenitud eksporditulu on võrreldav lääneriikide Ukraina sõjalise abiga. Kogu raha ei lähe Kremlisse, kuid Venemaa maksustab selle ja saab seeläbi igal aastal miljardeid dollareid Ukraina sõja rahastamiseks. Varem mainisime, et teeme veel arvutusi Primorski naftaterminali võimsuse põhjal. Need arvud näitavad selgelt, kui tähtis majanduslik päästerõngas see sadam on Venemaale sõjas Ukraina vastu. Alates sellest, kui USA alustas operatsiooni Operation Epic Fury Iraani vastu, on naftabarreli hind järsult tõusnud, ulatudes sageli $100 barreli kohta ja ületades selle. See on suurepärane uudis Putinile. Venemaa on ellu jäänud, pakkudes oma räpast naftat märkimisväärse allahindlusega võrreldes toornafta tavahinnaga, nii et kõrgem hind tähendab rohkem raha, isegi allahinnatud hinna puhul. Euronewsi andmetel pakkus Venemaa 2025 aasta detsembris barreli kohta umbes $25 allahindlust. Kui allahindlus jääb samaks ja nafta hind tõuseb $100 on Venemaa nafta hind umbes $75 barreli kohta.
Euromaidan pressiandmetel töötleb Primorsk aastas umbes 60 miljonit tonni toornaftat ehk 419,4 miljonit barrelit. Kui eeldada eelpool mainitud allahindlust ja olukorda, kus nafta hind oluliselt ei lange, mis võib juhtuda, kui USA pikendab operatsiooni Operation Epic Fury, tähendab see, et ainult Primorsk toob sel aastal Venemaa majandusse üle 31,4 miljardi dollari. Seda ei saa lubada jätkuda. Ukraina teadis seda ja ründas seetõttu Primorskit. See sadam on Putinile asendamatu nii Balti mere jõuprojektsiooniks kui ka sissetungi rahastamiseks teenitud raha tõttu. Sadama sulgemine tähendab Ukrainale, et Putinil on hiljem vähem raha. See meenutab, et Ukraina sõda jätkub aktiivselt, kuigi maailma tähelepanu on USA tegemistel Iraanis. Kui droonid, tõenäoliselt Flamingo raketidroonide hübriidid, tabasid Primorskit, püsib Ukraina rahvusvahelises päevakorras. Samal ajal vaatab Putin pealt, kuidas midagi, mida ta ei saa asendada, võetakse Venemaalt ära. Ja Primorsk ei ole ainus asendamatu asi, mille Putin on viimastel päevadel kaotanud. Enne Primorski rünnakut ründasid Ukraina droonid Venemaa eliitdroonispetsialistide üksuse Rubicon kasutatavat võtmebaasi. See baas on nüüd hävitatud. Rubicon on purustatud ja Venemaa droonisõda on häiritud. Vaata, kuidas see juhtus meie videost. Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti vajuta telli, et olla kursis kõigi Ukraina viimaste ja kõige laastavamate löökidega. Aitäh vaatamast!